Tere, mina olen Bert, Haapnimme kooli kehalise kasvatuse õpetaja, CFC Jaak Mäe suusakooli suusatreener. Tänases esimeses tunnis me vaatame seda, kuidas me suuskadega koolimajast ohutult rajale jõuame, kuidas suuski kinnitada, jalast ära võtta, kuidas käivad kepid kätte, kuidas neid ära võtta, millised on keppide ja suuskade pikkused võiksid olla. Ja siis saame juba varsti ka rajale anda. Selleks, et nüüd ohutult teisi vigastamata, terve klassiga kõik koos jõuaksid õue ohutult, on kaks varianti oma suuskade transportimiseks. Suusad ühes käes, kepid teises käes, hoiad neid püsti. Kui lapsel on käed veel väiksemad, ei ulatu ümber kahe suusa veel käed. Üks suusk ja suusakepp, üks suusk ja suusakepp. Suuski hoiame püsti, ei tassi neid nagu puid niimoodi läbi teiste. Niimoodi me paneme suuskadega vastu seina, võime kellegile viga teha. Hoiame oma varustuse püsti alati, enda lähedal ja liigume selliselt koolimaja sees ja ka õues. Lapse esimesed suusad koolitundis võiksid olla tema pikkused umbes või kuni 10 cm pikemad, et nendega oleks hea manööverdada. Kui nüüd on juba suusad ammusest ajast olemas ja need on natuke lapsest lühemad, sellest pole mitte midagi, suusad on täiesti kasutuskõlblikud ja nendega sa võib julgelt tundi tulla. Suusakepid, uisukepp võiks olla selline suuni. Klassikakepp natuke lõuani, kui me räägime juba ka klassikalisest tehnikast hiljem. Aga üldiselt kooli lapsel, kes alustab alles suusatamisega, võib jääda kepp siuke õlapikkune. Suusakepi kinnitusi on kahes variandis. Üks on selline takjaga, kuhu käib käsi sisse. Siin on nüüd mõlemal käel oma siis kepp. Parem käsi, vasak käsi, pöial väiksest august, riip kinni. Aga on lihtsam variant, mida kasutavad enamasti väiksed lapsed tundides. Tavaline, lihtne riip, käsi käib meil alt sisse, terve käsi. Niimoodi, et kepp saab rippuda siin. Ja võtame kepis kinni, selliselt, et kepirihmad jookseksid meil läbi peopesa siia nimetissõrme ja pöidla vahele. Ja kepiriht läheb üle käe. Selliselt. Et oleks suuski mugav panna kepid ühes käes, sul on vaja ühe jala peal seista, hoiad tasakaalu. Veenduda tuleb selles, et see nüüd meil suusasaapad alt saaks siit lumest puhtaks ja teeme klambri lahti, paneme siia oma suusasaapa kinni, veendume, et klamber lukustub, suusk jääb jalga. Teine jalg, täpselt sama asi. Nii, suusad on meil jalas. Koolides tihti kasutatakse ka kiirkinnitusega klambreid. Siin on nüüd näha selline variant, kus varvast tuleb lihtsalt panna õige koha peale, vajutada sisse. Ja pärast, kui siia klambri peale vajutada, siis saab selle suusa sama lihtsasti sealt kätte ka varvas üles ja ongi suus käes. Riietusest siis. Riietus peaks olema kihiline, siis on võimalik kihte võtta vähemaks, panna juurde. Hakkab palav, hakkab külm, saab reguleerida. Ei pane ühte paksu sule jopet nagu minul suusatades siin tundi, see on õpetaja jope. Suusatades võiks olla õhem jakk, mille all on soojapesupluus. Vajadusel on seal ka üks õhem vahekiht vahel, pükstega täpselt samamoodi.